Tere tulemast vestlussaatesse Värvikad vestlused. Tere õhtust. Mina olen Birgit. Mina olen Rain endiselt. Ja räägime täna siis kokkuvõtvalt volikogust ja üldse Elva valla olust. Ja mis on siin nädalaga juhtunud? Teil on päris sisukas nädal on selles mõttes, et alustasite vist korruptsioonikoolitusega, kui ma õigesti mäletan. Ja meil oli siin põnevaid koosolekuid on päris palju olnud. Korruptsioonikoosolek oli, kus käidi siis meile rääkimas ohtudest selle koha pealt, kus on siis need ohukohad, kus eksida ei tohiks. Ja põnev oli, et hästi sisukas. Fred juhatas seda, volikogu esimees. Ja väga sisukas ja põnev koosolek. Mis sa endaga kaasa võtsid sealt? Mis kohe on selline teie meelde? Sealt jäi kõrvu tegelikult üks asi, mida me edikse aja pärast räägime, mis läks kohe nagu eluliselt käiku. Juhtis tähelepanu meil siis selle revisjoni tööl koha pealt, et andis väikse vihje, mis siis hiljem tuli välja, et tasus rohkem uurimist. Siis oli teil veel komisjonide ühiskoosolek. Jah, pean meenutamagi nii palju. Okei, või enne oli teil see komisjonide, koalitsioonikomisjonide siis ühistutvumine. Ühiskoosolek oli. Õppepäev nii-öelda, uute komisjoni liikmete õppepäev siis. Ja see ka oli, jah. Ja see oli väga, väga mõnus ja sisukas aruteluring ja selles mõttes hästi, kunagi varem pole olnud sellist, et uued komisjoni liikmed said väga mõnusat kogu info, mis siis toimub komisjonides, kuidas see töö on, tööjaotus, kuidas need asjad siis käivad. Et kuna meil on ka koalitsioonilepingus, et rohkem saab siis nagu sõnaõigust komisjon ja arvestame seda komisjonide töö nüüd otsuseid siis volikogus. Aga see on juba kaasamine, siis sa ütlesid, et enamus vist oli kohal nendest komisjoni liikmetest või paljud tähendab teie koalitsiooni omades siis oli? Saal oli täis. Meil on ju komisjonide peale circa 70 inimest ja ausalt öeldes saal oli täis, et sellist osavõttu pole mitte kunagi olnud. 60 inimest oli peale kohalasse. Ja läks selline, no seal oli muidugi põhiliselt rääkisime siis Elva valla 2026 aasta eelarvest, eelarve tutvustus. Ja meil oli ühiskomisjon, kus siis kõik komisjoni olid koos. Ka siis nagu tutvumine ja eelarve seal läks kergelt pommitamiseks juba siis lahkunud valitsusliikmete poolt, et miks see eelarve on küll nii ja naa aga noh. Aga nad vist olid ainukesed, kes nii-öelda siis laamendasid, et küsisid küsimusi, et tegelikult nendel uutel polnudki mitte mingi võimalus saada oma küsimusi küsitud. Noh, võib ka nii öelda jah, et eks selline surve oli sealt kohe tuntav ja see aeg oli ka, tunnikese saime olla seal siis see koosolek aeg oli lühike. Et aga palju küsimusi staadioni teemadel ja selliste projektide teemadel just, et miks neid siis ei rahastata, ütleme staadioni teema näiteks on olnud laua peal väga pikki aastaid. 4 aastat, kui mina olin volikogus, siis selle staadioni teema oli üks läbivatest teemadest ja siis nüüd see lahkunud vallavalitsus tuleb teie käest aru pärima enda tegemata töö. No võime ka nii öelda jah, et kuidagi pidi saadud tehtud neid asju ja nüüd peaks kohe olema need eelarves sees ja nendega tegelema, aga neid murekohti on ju vallas palju, et kindlasti juba häid otsuseid on tehtud, mis on ka küllap kulukad, ega see laste toiduraha vabastus lapsevanematele on ikkagi eelarvesse korralik summa. Ja nüüd eks me peame vaatama, aga loomulikult staadioni asjadega tegeletakse ja kindlasti ta saab uue katte, aga sinna ta ei saa võib-olla mingisuguseid ehitisi ja mis see projekt ette nägi ikka. Et vähendatud kujul,
sest üle valla tuleb siiski neid spordiobjekte, staadioneid ja korrastama hakata, et ei ole ainult Elva keskne see elu, vaid edaspidi me liigume ikka niimoodi, et kõik valla ääremaad saaks oma, kes on väga kaua ootanud ja pole seda saanud. Aga eks need nagu otsused on ka kohati valusad, kui me räägime Elavelva keskuse näitel. Et tahad sa sellest pikemalt rääkida? Jah, see oli väga värske uudis tegelikult, et kindlasti see on veel väga päevakohane. Ja selle koha pealt ma ütleks, kui me alustame nagu vallavalitsuse koha pealt, uus meeskond, igal ühel on oma suund, et siin oleks võib-olla jah, natuke arenguruumi selles mõttes, et sellist koostöövormi rohkem rakendada. Et minu nägemus on selline, et võib-olla vallavanem peaks kogu seda süsteemi juhtima, suunama ja eraldi siis need allüksused ja abivallavanemad kõik peaksid tegelema siis oma suunaga. Ja kui siis on vaja, kus on nõrgad kohad, siis tuleb meeskond koondub ja tegeleb ühe kriitilise asjaga. Aga selleni me jõuame, et küsisid just seda Elavelva keskuse teema. See otsus tuli kiirelt, jah, see nõukogu otsustas selle Elavelva keskuse sulgeda. Eks see oli paras pauk. Teistpidi jällegi see võtab Elva valla maksumaksja siis rahakotist väga suure osa. Kui käis läbi 100 000 peale maksmine, mõni ütleb 60 000 peale maksmine. Noh, eks see selgub, palju sealt seda peale maksmist ei no peale maksmisega või see 60 000 oli sellest, et maja siis kulud võeti sellest 100 000 maha, et see niikuinii vallal, eks. Aga selle ees ei saa ju silma kinni pigistada, sest see on tegelikult täpselt samamoodi maksumaksja kulu, et umbes 40 000 siin, 40 000 seal, et ei ole, et me ikka maksame, aga kui saaks selle idee nagu edasi anda ettevõtjatele, erainimestele, et teil oli koalitsioonilepingus ju kirjas, et ei konkureeri Elva valla ettevõtetega, vaid annate neile siis võimalusel asjad üle, et minu meelest praegu on Elva valla inimestel, kes peavad seda oluliseks ja kellele on see südamelähedane, hakata siis ise selle turundusega tegelema ja võtta see ettevõtmine üle ja palun, teil on võimalus, ma usun, et vallavalitsus ei pane sellise kätt ette, et nüüd on aeg näidata turismiettevõtetel ja üldse ettevõtetel, et nad tahavad Elva valda tuua esile või siis mitte. Me ei tea ju. Et panustamise aeg ja tõesti see on täiesti õige lähenemine, et vald ei tohiks olla konkurent. Ja aga kui, olgem ausad, kui poes käis siis Elavelva keskuses, käis aastas 6000 inimest, see teeb keskelt läbi 17 inimest päevas, et see on ju tegelikult, olgem ausad, päris väike kogus ettevõtja vaatest ja muidugi tore on kogukonnast kaugemalt seda vaadata, aga mina kui ettevõtja näen, kui mulle öeldakse, et ei ole mingit kulu peale 2 palga, siis tegelikult ju vaatame sinna sügavamalt sisse, kes see turundab, kes see teeb raamatupidamist, okei, need võivad olla mingi 0,2 kohaga või mis iganes, aga see on ikkagi kulu ja kui mina ettevõtjana pean seda oma nagu rahakotist maksma, siis ma vaatan hoopis teistmoodi seda asja. Ilmselgelt. No mul on ka kogemust ettevõtte juhtimisega 30 aastat, aga mina ei kujutaks üldse ette, et saaks sellise miinusega tööd teha. Sinna oleks vaja olnud sisse vaadata juba ammu varem, kui see loodi. See oli väga ilus ettevõtmine tegelikult, et see jaamahoone sai korda ja väga kena selline ubane koht ja pood, kus siis said ka vallaettevõtted enda kaupu tutvustada. Noh, müügiosa oli küll väga väike, meil on ju endal ka seal enda toodang, et aga tõesti see müük on ju seal olemata. Ja tegelikult võib-olla minule paistab eemalt vaadates, et müük on väike selle tõttu, et seal on ju müügil see Maapähkli või Elvari, siis Elva valla ettevõtted tutvustav siis meene või toode, aga tegelikult on see ju ühe ettevõtte siis. No see on Tartu ettevõte veel selles mõttes pole viisakas ju,
et me peaks promoma ju Elva enda ettevõtteid seal, aga nüüd on nagu viimased aastad on kogu aeg seesama Pähkli või siis seal promo saanud ja see promo on ikka kulukas, ma usun, sellised videod kõik. Näitlejad tellida veel ja miks meie peame maksma selle ettevõtte promo kinni, miks peab Elva maksumaksja maksma selle ettevõtte promo kinni? See on aus, iga aasta tuleks üle vaadata, et üks ettevõtte saab, teine ettevõtte saab, et see peaks käima, niimoodi oleks aus, see oleks aus. Ja just nimelt. Ja eks neid nõrki kohti on selles süsteemis seal küll, aga tõin ka selle välja, et eravettevõtlusele anda üle ja vallal on kindlasti häid võimalusi siin tulla vastu rendikoha pealt, kus iganes, alati saab olla abiks. Ja ükski ettevõte ei kannataks sellise kahjumiga tööd teha ilmselgelt, ega Elva vald pole ka nüüd koht, kus ainult miinusega seda asja tegutseda, siis üks hetk hakkavad kuskilt need asjad järgi andma. Mis veel põnevat? Volikogus, Pihlap ja Pihlak. Vahepeal ründasime asjadest ette, juba rääkisime üleeilset sündmusega, volikogu oli esmaspäeval. Meil oli siis päevakorras ütleme sellised, kõiki punkte ei ole vaja ette rääkida, läheb pikaks. Aga Raimond Pihlap, kes aitas seal valitsuses asju sättida, tuli nüüd tagasi volikokku ja saab voliniku nüüd tööd teha. Ja siis Marek Pihlak läks siis nüüd vallavalitsuse tiimi, saab endast anda kõik, mis ta siis, milleks ta on võimeline. Spordi poole pealt kindlasti väga kõva areng. Eelarvet me natuke puudutasime, kas sa tahad sellest rääkida või räägime revisjonikomisjoni tööst ka? Eelarve koha pealt, jah, pikka juttu seal ei ole, et see on varemalt kokku kirjutatud sellise lühikese ajaga, nüüd seda kõike ümber teha pole kindlasti mõistlik. Aga esimene lugemine oli ära, muudatuste tegemise aeg on praegu ja homme ongi tähtaeg, et muudatused siis sisse anda. Mul on üks küsimus, et kuidas te saate neid muudatusi teha, kui teil jälle Excelit, kui te ei näe sinna sisse? Et see on nagu, et sa ju ei näe, kus sa võtad, kuhu sa paned, et teil on siis mingi üldine või kuidas? Ei, raske on selle koha pealt et seal peensusteni on väga, kui sa ei näe selle kõiki kuluridasid, siis kust ära täpselt võtta ja kuhu nüüd, kuhu panna, seda me teame, aga kuskilt ära võtta, siis oleks küll kena, kui oleks mingi tabel, kus on reaalsed numbrid, kus sa ikka näed, kust rea pealt päriselt saab. Aga see selleks, et teen ettepanekud ära ja meil on lisaeelarve veel peale sügise poole või suve lõpus. Et ei ole midagi, küll me need asjad loksutame paika kõik. Räägime revisjonikomisjonist, et mis teil seal toimus? Revisjonikomisjoni töö volikogus, siis revisjonikomisjoni töö läks kinnitamisele ja tööplaan. 2026 aasta tööplaan, kus ei ole nüüd kahjuks sees varasema valitsemise selliseid kohti, mida saaks tagantjärgi vaadata. Ja sellega tekkis seal väike segadus. Selles mõttes, et kui täna on revisjonikomisjoni esimees eelnev abivallavanem Eike Hansen ja vallavanem on siis liige revisjonikomisjoni. Eks-vallavanem on siis revisjonikomisjoni liige ja kui revisjonikomisjon on siis 3-liikmeline ja aseesimees on Aivar Õun EKRE-st, siis tekib seal üks selline lahkheli, et kui vaadata nüüd neid varasemaid asju, mis puudutab siis eelneva vallavalitsuse tööd, siis peavad revisjonikomisjoni esimees ja üks liige, kes siis on eelnevate asjadega seotud, ennast taandama. Ja see on nüüd kole lugu, sellepärast, et siis ei saa otsuseid teha. Ühehäälselt komisjon ei saa otsustada. Eriti puudutab see muidugi ka valla eelarve vastuvõtmist, aga et kuidas see komisjon annab siis sellise nõusoleku või hinnangu.
et see on põnev, et sellega on probleeme olnud üle Eesti, on kuulda olnud igalt poolt, kusjuures ühes vallavalitsuses nähti sellest probleemi küllalt suurena, oli sama seis ja umbusaldati need kaks siis esimees ja üks siis liige. Et see on näide tegelikult kogu Eestile, kuidas saada juurida välja see viimane organ sealt. Ja, et selles mõttes, et tegelikult ju revisjonikomisjon nii-öelda ikka saab ju vaikselt tasapisi edasi juhtida ja määrata seda, kuhu see tee nagu läheb, et kas neid saab kontrollida või neid ei saa kontrollida. Aga huvitav on minu jaoks see, et sa lugesid paragrahvid seal ette neile, et millest tulenevalt siis võib olla need ohud, korruptsiooniohud ja sellised asjad, aga endine abivallavanem ütles, et nagu ei saa midagi aru või tema jaoks oli see mõistmatu. Liiga raske tekst võib-olla. Aga selles, no muidugi raske. Lihtsamalt saab seletada ka lahti. Raske tekst, aga ma mõtlen ikkagi, et kui ta on nii kaua olnud valitsemise juures ja tal ei ole selliseid teadmisi, et võivad olla sellised ohud ja tegelikult on see üle Eesti nii, et ei ole teatud, et see on nagu. Ma arvan, see ei ole teadlik. Eks see teadmine tuli, sest kuskil leiti, et see on probleem ja siiamaani on kõik need asjad üle Eesti niimoodi käinud. Ma loodan, et enamus valdade, linnade volikogusid vaatab selle asja üle, kes neil seal revisjonikomisjonis on. Aga see nagu ei takista tööd mingil, selles mõttes mina arvan, et see, kui on selliseid probleeme, mida siiski on vaja tagantjärgi vaadata ja küsida ja kui revisjonikomisjon, me saan volikogus määrata selle, et revisjonikomisjon uuriks. Teine võimalus on volikogus saab kõike küsida ja kasutab seda varianti, kui vaja. Väga põnev. Põnev. Seal oli veel volikogus üks põnev teema, millega me oleme aastaid siin maadeldud. Ei ole põnev. Põnevuses pole, no nüüd asi väga kaugel. Võtame põnevalt. Et selles mõttes 3 aastat on käinud siin meie Palupera piirkonnas, Helleru Palupera piirkonnas raadiosidemasti trall ja kogukonnad on vastu olnud, nende piirkonda seda ei saa panna, seda 100 meetrist kolakat püsti siia, et see rikub vaated ja rikub väärtuslikud maad ja siin on neid asju nii palju. Miks ei taha kogukond, allkirjad on korjatud ja need koosolekud on peetud. Mitu aastat on sellega see möll käinud siin. Ja nüüd on siis see olukord, kus järsku on ta meil jälle laua peal millegi pärast, kuigi detailplaneeringu tähtaeg on 3 aastat. See on läbi, nüüd sügise lõppes ära. Aga teatud ametnikud ütlevad veel niimoodi, et kuna on olnud meilivestlused jätkunud ja kohtupraktika ütleb, et on kaotatud sellised situatsioonid, siis me peaks nagu selle protsessi läbi tegema. Mis see siis nüüd tähendab? Tähendab seda, et me jällegi lähme kogukonnale ütleme siis, et hakkame kaasama ja jälle koosolekuid. Teada on, et midagi muutunud ei ole, et kui on nagu leping läbi, siis mina näen selles niimoodi, et tuleb algatada uus, kui tuleb Elisa tahab seda raadiosidemasti, mille siia panna, teeb uue algatuse ja vaatame siis, kuidas läheb. Aga sellises olukorras nagu selle peaks ära lõpetama. Ja, aga kas see ametnik siis on piisavalt pädev, kui ta ei tea seda, et on sellised tähtajad seadusest tulenevalt ja ta ütles ju, et sulle vist, et ta võib selle pikenduse teha siis tagantjärgi, aga kuidas sa saad seda pikendust tagantjärgi teha? Mul on küsimus, et kas siis eelmise vallavalitsuse ajal käisid nii, et kui tähtpäevad või midagi möödas olid, siis tehti nagu asju tagantjärgi või nagu tekib ju selline kahtlus, kui inimene pakub sulle varianti, et aga ma võin tagantjärgi teha. Jaa, muidugi, aga eks seal on huvitatud osapooli, alati mingis asjas on keegi huvitatud osapool ja ütleme niimoodi, et see menetlev ametnik elab kuskil sealt Otepää kandis ja tema sõidab sealt läbi tolles piirkonnas, seal on kindlasti minut 2 võib-olla tõesti, et leviauk. Kas see peaks nüüd midagi nii tähtsat? Aga see väga palju lahendab selles mõttes, et see koht, kus on ju, ta on ju täitsa nagu lohus, et see ju levi, kas ta siis läheb sinna lohku?
ma nüüd tehnilisi Ei, andmeid ei tea. no No see on nagu, ilmselgelt seal on muud probleemid, seal tahetakse, et see esiteks see mast oleks nagu kõrgema koha peal ja sobiv koht on siin Helleormes, nende jaoks on see hea sobiv. Meile siia mõisate miljööväärtuslikele maastikele. väärtuslikule maale see ei sobi ja siis sellest ju tulenevalt kaob ka levi ära just nendel, kes on masti all 800 meetrit. Et need, meil räägitakse nagu ilusat juttu, et levi tõuseb, paraneb kõik, aga siis tuleb lõppkokkuvõttes välja, et seal masti all pole üldse levi. Sest meil on ju tegelikult see salvestus, kus see Elisa esindaja siis ka ju seda väidab, et näitab ju kaardi peale, et kus see levi läheb halvemaks ja täpselt ongi see 800 meetrit kuni kilomeeter masti ümbrus ja siis sellest on meil video ka Facebookis üleval. No vaatame, menetleme siis nii-öelda seda asja ja vaatame, kuhu see jõuab, aga see aeg näitab. Aga Palupera piirkonna jaoks kõige olulisem teema, mis on praegu päevakorral? Kuumemaid kohti siin. Palupera kool ja selle jätkamise võimalused, selle tulevik. Lahkame seda natukene. Et siin võib-olla siis mõne sõnaga eelnevalt räägid ise, mis on juhtunud siin või ütleme siis nii, et eelnev valitsus, kes siis 24 aastal Palupera kooli 3. astme sulges, ei võtnud kuulda kohalikke arvamusi, asi läks kohtuni välja, ühesõnaga sõideti korralikult kogukonnast üle, võeti Palupera kooli 3. aste, liideti Rõngu keskkooli kokku. No, nüüd on uus valitsus, uued tuuled, tuli päevakorrale, et siin on rahaprobleeme ja siin on laste probleeme ja siin on erinevaid probleeme sellega, kuigi kogukond väga soovib. Ja siiski oli sellele väga vastu kogukond ja tegime siis koosoleku Palupera koolis see kolmapäev, kus oli vallavalitsus kohal esindajatega kõik. Miks see koosolek oli ju, tegelikult algas ju kõik lastevanematest, lapsevanemad kogusid ju aasta lõpus allkirju, päris suur protsent allkirjadest saadi kokku, siis Anni Russak tegi veel rahvaalgatusel allkirjade kogumise ja siis lapsevanemad tegid selle koosoleku, et vallavalitsus ja vallavanem näeksid seda kogukonna soovi, et 7. klass saaks jätkata ja siis tehti see koosolek ja. Jah, koosolek sisuline pikk ja hästi palju informatsiooni oli sellel koosolekul ja vallavanem seletas ilusti kenasti pikalt selle kõik lahti ja venis see koosolek ka omajagu. Lastevanemad ei saanud oma vastuseid ja Aga see on hea näide selles mõttes, et see oli nagu minu meelest ei olnud nagu ajapiiri peal. Inimesed saidki rahulikult võtta, et see on küll peaaegu 3 tundi. See oli väsitav see maraton, aga tegelikult on see nii oluline, sellepärast et siis tulevad tegelikult õiged asjad välja, kui ikka pikalt saavad inimesed arutada. Jah, eks seal oli väga vastandlikke arvamusi, soovid olid ka mitmes suunas. Võimaluste pakett polnud kõige laiem, ütleme nii, aga põhiliseks, mis ikkagi välja tuli, oli see, et Palupera kandi ja ka üle Elva valla lapsevanemad soovivad, et Palupera koolis jätkaks 7. klass, tähendab see 6. jätkaks 7. sügisel. See on kõige suurem selline valupunkt ja mis on nagu vaja ära teha. Koalitsioonilepingus oli teil kirjutatud, et taastate Palupera põhikooli ja mul on jäänud mulje, et osad inimesed tahavad seda saada kohe ja praegu, et nad ei ole nõus nagu ootama, et ma saan aru, et vilistlased on seda, et kohe nüüd ja praegu, sest Kalev Lõhmus ju nende eest räägib, et ma sooviks tõesti teada, et kui palju neid vilistlasi on, et kui sina oled Palupera kooli vilistlane ja trehvad seda videot vaatama, siis ole hea, anna endast märku, et helista Rainile ja Rain nagu seletab siis kirjasti võib-olla veel. Ma võin seda asja natuke lahti siin seletada ka selles mõttes, et teatud huvigrupp soovib iseseisvat kooli ja 6-klassilist. Selleks ütles koha peal vallavanem selge sõnumi, et seda ajagraafikut, ajaraami ei ole nii pikalt ja seda ei saa teha, midagi teha ei ole. Et mis nüüd siis järgmiseks, kui me ei saa seda,
siis peaks nagu 7 minema Rõngu või kuhu siis, eks. Praegu on soov, et see 7 jätkaks ja me peaks lahendama kogu kogukonna probleemi nagu selle ühe asjaga just niipidi, et kui 7 nüüd jätkab Palupera koolis ja kui lapsi on piisavalt ja saab 8. avada, siis on kena, siis on 8, järgmine aasta 9 ja tulebki see 3. aste täis ja siis on ju võimalik Palupera põhikool siis iseseisva koolina saab jätkata juba. Et see on selline mõistlik koht, et seda lammutada oli küll lihtne, et see oli väga kergesti läks vallavalitsusele, et see mõne kuuga sai sellest koolist nii-öelda jagu. Aga see taastamine võtab päris mitu aastat nüüd. Aga mul on jäänud ka mulje, et minnakse väga palju selle väikekooli toetuse peale, et minu meelest kas see oli päris suur asi, mille pärast see nagu nii hullusti peale suruti, et ikkagi 120 000 suur raha ühe väikese kooli jaoks ju. Jah, 120 000 anti, et siis 6-klassilise kooli, väikekooli toetus. No see oli ju 2024 ehk siis sai lõpetada Palupera koolis 9. klass, kuigi toetus sai. Et vaatame, kuidas seekord läheb. Kõik on ju läbirääkimiste küsimus, ma usun Haridus- ja Teadusministeeriumiga, ega seal ikkagi töötavad inimesed ju ja kui inimene inimese poole pöördub inimlikult, siis ma arvan, et on kõik läbi räägitav. Kindlasti. Ja tähendab, minna nüüd müüma loomanahka, mida pole veel lastud, on ka nagu ennetlik, sellepärast täna pole veel kinnitatud valitsuse poolt, kui suur see toetus üldse on ja kui kaua seda kestab, sest selles mõttes meil tulevad riigis ka parlamendivalimised, tulevad uued otsused, kus me teame, võib-olla saab hoopis EKRE Isamaa võimule. Ma pakun, et siis tulebki tagasi hoopis põhikooli toetus väike, ütleme äärealadel või kuskil siis maapiirkondades. Me liigume nagu sinna poole praegu igastahes. No, aga paljud kardavad seda, et iive ja iive, aga kas äkki meie unistustes võib olla nii, et inimesed üks hetk nagu ei saa enam linnas hakkama ja kolivad maale ja siis maaelu taas tärkab või on see lihtsalt üks roosa mulli unistus? No kui räägitakse kogu aeg, et elamdame maaelu, toome Elva valda noori peresid ja kus see võimalus siis täpselt esimene võimalus on ju see, et kool peab olema, kui inimene tuleb maale ja kui ta teab, et tal on võimalik enda last koolitada väikeses näiteks Palupera koolis. Meil on neid väikekoole muidugi veel, on siin Puhja pole ka ju palju ja Konguta ikkagi nagu teistmoodi veidike suuremad, aga väga toredad väiksed koolid. Et neid väikseid koole tuleb hoida, kuna meil on suurtes koolides ikkagi seal on väga palju eri karaktereid, väga kirev seltskond ja teatud lapsed, kes on ikkagi maalapsed, nad on rahuliku meelega ja neid nüüd järsku viia sinna kombinaati öeldakse tõesti, et see ei ole paljudel vastuvõetav. Et kindlasti väiksed maakoolid on selle jaoks väga olulised ja selle koha pealt, et tuleb ikkagi vaadata sisse ja natukene Exceli tabelist mööda vaadata. Et tõesti on kallim, ei saa öelda, et see on luksus, haridus ei saa olla kunagi luksus. See on elementaarne esmaabikaup või selles mõttes see on niivõrd vajalik, kus on meie prioriteedid. Ma pigem ütlen, et kas meil on vaja Elva valda näiteks Reku sadamat. No olgu, et ta läheb laenurahadega, et me ei saa sealt ridadest tõsta küll, aga kulu on see ikkagi ja kulu on sinna ja edaspidi, et kui me teeme ühe Reku sadama, raiskame võib-olla aastatega sinna mitu miljon, 2, ei tea. Ja kellele siis, et teeme seda Läti kalameestele ja meil on ka siin kohalikke paadimehi väga tore. Aga võrrelda nagu kooliga. Ma arvan, et see kool on meil ikka kõige tähtsam. No, kust hakkab ju meie tulevik ja kellele me kunagi teatepulga üle anname, et kes meid võib-olla kunagi toetama hakkad, kui meie oleme vanemad. Ma loodan, et see vallavalitsus mõistab seda, kus on prioriteedid, mis on inimlikkus ja mis on tähtis, et siiamaani tegelikult olete te näidanud, et päris inimesed oletegi. Ei, kõik on nagu hästi, selles mõttes EKRE Isamaa koostöö on hea, see sujub. Täiesti loogiline on see, et on erimeelsusi ja need tuleb lahendada.
me saame üsna tihti kokku istuma laua taha ja paneme probleemid lauale ja lahendame ja proovime ja me saame lahendusteni. No kui nii palju erinevaid inimesi eri eluvaldkondadest ja põhimõtteliselt olete ju võõrad inimesed enamus seal, saate kokku, siis ongi see ju nii loogiline, et on eriarvamused, igal on oma vaatenurgad ja kui te saate ka nagu vaielda ja seejuures jääte nagu viisakaks või aktsepteerite teineteist, siis see ongi juba hästi. Absoluutselt. Ega see... Emotsioonid, kui te lähetegi nagu emotsionaalseks, siis see tähendabki seda, et te olete inimesed ja inimestel ju ongi emotsioonid, emotsionaalsus, et kui kogu aeg seda tambitad, ärge minge emotsionaalseks, aga kuidas? Me oleme ju inimesed, robotid ei lähe emotsionaalseks. Jah, eks ei pea neid emotsioone alati ka nüüd alla suruma ja teatud kohtadel nagu oleks viisakas, jah, muidugi aru saada. Aga päris mõistetav on, meil on volikogus 25 saadikut pluss vallavalitsus, et mõistetav, et seal on erimeelsusi, eriti kui on 2 kuud alles möödas. Et sisseelamise aeg nurgad on maha lihvimata. On küll. Ja kui me räägime nüüd koalitsioonist, siis koalitsioonis on meil 3 EKRE saadikut, 12 Isamaa saadikut. 2 kuuga saada nagu... Vallavalitsuses on 1 EKRE liige. Ja abivallavanem Meelis Kask. Et tähendab, kes on siis EKRE nimekirjalt valitud ja pandud sinna. Ja ega selles mõttes kõige tähtsam, et saaks see vallavalitsus praegu sellise meeskonnatööga minema, et kõige olulisem on see meeskonnatöö, et ühiselt neid otsused ikkagi laua taga ära vastu võtta ja siis minna neid ellu viima. Ma usun, et see aeg tuleb ja see juba on, aga see paraneb. Kogu volikogus mõtlesid sa, et võtate vastu inimestele häid otsuseid. Jaa. Aga mõisas käisid ja Hellenurme mõisas. Räägi sellest. Kolmapäeval oli Hellenurme mõisa ring. Võib-olla nii palju ka, et see on hea otsus siiski, et anda Hellenurme mõis kogukonna kasutusse. Hetkel on elu käib kultuurimajas, rohkem on teenuskeskus. Seda siis soovitakse kolida mõisahoonesse. Aga mis plaan nagu mõisaga on, et ma saan aru, et noored tahavad sinna noortekeskust tuua, et üks leping saab läbi, mis seal teises majas kuskil on, et noortekeskuse plaan on sinna. Esmane liigutus tulebki noortekeskus, seal on hetkel siis üleval korrusel lasteaed, toimiv lasteaed. Ja sinna sobib hästi põhikorruse ruumidesse siis veranda väga ilusa vaatega kena ruum, et toda tahab natuke remontida, sinna saab noortekeskus, kellel on siis leping lõppes, Hellenurmes oli ruum, kus nüüd tuleb ära kolida, et sellega vaikselt tegeleme. Aga kolmapäeval siis käisime seda üle vaatamas seal ja usinasti vallavalitsus tublisti tegeleb nüüd mingi projekti rahastusega, et võibolla on võimalik sinna saada korralik rahastus peal, et saab kogukond korraliku maja ehk või vähemalt sellise sanitaarremondi seal tehtud, et on võimalik seal tegutseda. Head uudised. Veel miskit või võtame otsad kokku ja kuna järgmine volikogu on? Priidule pidime õnne soovima. Meie endine vallavanemale soovime õnne, et ta on siis Tartu turu juhatuse liige, et palju õnne talle ja Tartu linna ja kindlat meelt ja hoia seda maja hästi, sest see on ju päris käidav koht, meiegi käime seal jõuloomadele. Muidugi, seal on ju väike ettevõtjad ja talunikud, kes saavad ikka toodangut müüa ja kindlasti Priidul on väga häid visioone ja ideid selle maja ja selle koha arenguks, et jõudu ja tuult tiibadesse, Priit. Teiega. Nii, kindlasti jäi midagi rääkimata, peast kõik asjad ei tule. Siis kui video kinni läheb, siis võid teha, oih. Jaa, aga selle olulise lükkame siis järgmisse korda. Ja kes tahab siis joonida, kes tahab rohkem meiega lobiseda, siis kirjutage ja joonistage ja trotsime seda külma, siis meil kogu aeg meil on kütta. Tuli on all ja nautige ilusat talve. Külm on küll, aga õige talv selles mõttes. Väga mõnus. Et tuleb vast ilus suvi ja sooja teie südametesse. Et vallaelus
saame ka ilusti selle ree liikuma, et sobiv tuul ja õige määr on olemas, lihtsalt see on selle kokkuviimine praegu. Ja pärituult. Selle lõikad küll lõpust ära. Ja see lõppu peame uuesti tegema, või lõppes juba ära? Ei lõppenud. Ja mina soovin kõigile kindlat meelt. Ja selles mõttes hoiame kokku ja teeme koostööd ja tõesti paneme pead kokku, võtame kas või see nüüd siis elavelva kooli koha pealt, vaatame suuremas vaates ja ma räägin, et nüüd need inimesed saavad näidata, milline on nende kogukond, et kui ma vaatan Elva gruppi, Facebooki gruppi, siis on seal päris palju kommentaare, kes on päris vihased selle peale. Need inimesed, nüüd on teie kord see kogukond kokku panna ja see bränd või see turismiteema siis tööle panna, et see on kõik teie enda kätes, see Facebookis virisemine ei vii mitte kuskile, mitte mingil seal, keegi ei pea teie eest asju ära tegema, ainult teie ise saate teha, nii et keep going. Muidugi ja kõigile siis tuult tiibadesse ja ilusat 1. veebruari ja kaunist, kõike kaunist. Aitäh!